tere, siin on Rebane 2001 ning täna on kaubad ja ma proovin seekord filmida 60 fps-i. Nii et kui te panete pildi kas 720p või 1080p Full HD või HD peale, siis te peaksite nägema palju sujuvam pilti. Aga ma ei ole kindel, kas mul seadel on ikka kõik õiged, nii et loodame siis, et kõik töötab. Okei. Esimese asjana, siin on nii tugev tuul praegu, et kõik asjad lendavad ära, seepärast ma võtangi selle esimese asjana, siis see lendaks muidu kohe ära. Selle asja nimi on Sweetmania Girl Fashion, okei. Pluss Popping Candy. Natuke valgus on halb, okei. Igatahes siin on siis mingi väga veider nukk, pluss mingid maasikad. Tagaküljel pole midagi kasulikku, seega teeme selle lahti. Okei. Tuleb siit välja ka või? Niisiis, siin sees on meil see värk, mille sees ma eeldan, et see on tavaline maasiga, ma ütlesin see full värk, nii et proovime seda hiljem. Siis siin sees on patsikumm, mis on väga halva kvaliteediga ja katki natuke. Ja nüüd see lendas ära. Okei. Ja siis siin on veel siukene asi, mis ei ole söödav, mis on lihtsalt 2 maasikat. Ja siin taga pole mitte midagi, nii et ma ei tea, mille jaoks see on. Ja see on nagu väga halva kvaliteediga, seda pole eriti videost näha praegu, sest valgus ei ole eriti hea. Või noh, nagu liiga ere on, aga üpris halva kvaliteediga tehtud, see on ka üpris halva kvaliteediga tehtud. Näete seda mingit värki, mis siit välja tuleb. Okei, vaatame, kui pikaks see venib. See asi siin. Päris tugev tegelikult. See oli tegelikult päris nagu tugev. Nii, järgmise asjana on meil Räbiks, sest vaata, mis see üldse kuupäev on. 09.16. Okei. Nii, proovime siis seda. Siin sees siis on üks sükene šokolaadijänes, kes on must valgete kõrvadega ja see värv on siia väga halvasti peale pandud, kui te näete. Proovin ära fokusseerida. Näete, kui halva kvaliteediga see on nagu tehtud. Igatahes, maitseme. See oli nii halb, ma sõitasin selle välja praegu. See on nii halb. See eelmine oli 50 senti, see oli 30 senti, aga ärge mitte mingil juhul seda oska. Ja nagu näete, ei õnnestunud mul seal lõhkumine eriti hästi. Nii et kasutame nüüd lõhkumiseks järgmisena Angry Birdsi pliiatsit. See on siis mingi Angry Birdsi pildiga punane pliiats. Ma ei tea, kas see värvib ka. No, okei. Maitseme. See Angry Birds asi maksis 60 senti. Seda ma ei soovita osta. Need on nagu M&M'sid, aga väga halva kvaliteediga tehtud. Nii et ärge seda oska. Nii et see siin väga halb. Järgmisena proovime siis seda plõksuvõtvärki, mida ma pidin enne proovima, aga unustasin. Nagu see tavaline plõksuvärk. Ei ole halb, aga ei ole hea. Ja meil on jäänud 2 asja. Esiteks on siis valge puuš, mingi roosa plekaga ja see pakendab natuke välja nagu valge Jawbreakeri nagu pärk. Nüüd teeme see lahti. Ning näeb see välja nagu üllatusmuna ja Jawbreakeri segu. Siin on vares. Tere vares, ma hakkan nüüd sööma seda nätsu.
siis tuleb välja, et selle nätsu nimi on Push Ink, ehk siis nagu värv. Ning see maitse eriti hästi. No, see ei ole halb ka. Ma soovitan nagu proovida, kui sa tahad midagi uut proovida. Ja see on kõige parem asi, mida ma siiani oleme proovinud. Aga nüüd tuleb üks asi veel. Mul hakkas see näts isegi meeldima, ma söön seda veel. Järgmise asjana on Set Candy, Blue Rash, Jawbreaker. Ja ma pole Blue Rash'i mitte kunagi proovinud. Nii et proovime. Ning huvitav, kas see pliiats tegelikult töötab ka. Proovime. Oh my god, see pliiats tegelikult töötab ka. See Jawbreaker muidu on väga hea. Ma soovitan osta. Aga see originaalne või see õuna oma ja musta kirsi Jawbreakerit on ikka kõvasti panemad. Nii et ostke neid tegelikult. Aitäh, et otsite. Ning giveaway tulemused tulevad kohe varsti. Nii et oodake neid.